Tartu Loomemajanduskeskuse sünd ja areng on olnud nagu tõeline Tuhka-Triinu lugu. Lagunenud ja korra isegi lammutamiskirvest pea kohal kandnud majadest on tänaseks saanud suurepäraselt tegutsev kompleks, kus sünnivad suured ideed ja valmivad põnevad asjad. Kes aga peidavad ennast 3 Kalevi tänava majas? Tartu Postimehe palvel annab sellele küsimusele vastuse Loomemajanduskeskuse juht Raulo Reskin. Võib-olla algatuseks läheks meie kohvikusse. Kalevi 13. on meil praegu ette küll kohviku vahetus, aga kohe-kohe avab ukse kohvik Spargel. Ja kohvik on meil nüüd kasvanud. Kui varem oli meil kohvik ainult ühes ruumis, siis täna on kohvik juba välja arendanud oma teenuse 3 ruumi, sest me ise oleme kasvanud, meie keskus vajab suuremat kohvikut ja kohvik võimaldab ka siis lihtsalt linlastel tulla siia majja, astuda sisse, juua tass kohvi, saada maitsvat lõunat ja õhtusööki ja siis külastada ka meie ettevõtteid, vaadata näituseid ja saada sellest kõigest osa, mis siin majades toimub. Ja kõiki neid töid, mida te näete praegu siin nii kohvikus kui ka trepigaleriis, on võimalik ka laenutada, et see on sellise kunstilaenutuse ettevõtte üks teenuseid, mida ta täna välja arendab ja täna on juba tekkinud kunstilaenutusel ka päris mitmeid selliseid juba püsikliente, kes siis oma kontoritesse või kodudesse kunsti laenutavad. Kui liikuda nüüd Kalevi 13. teisele korrusele, siis siin juba asuvad meil ettevõtted. Et siin vasakut kätt jääb disainikiosk, Vineeri disaini ettevõte, siis Pippin stuudio, mis tegeleb keraamikaga ja klaasikunstiga. Mina põhimõtteliselt tegelen savitööga ehk siis keraamikaga, aga ka natukene klaasisulatustöödega. Mina olen üks kõige vanemaid asukaid siin, et täpselt sama vana nagu Loomemajanduskeskus. Loomemajanduskeskus saab see aasta 8. august 3-aastaseks ja minu resideerumisaeg siin on ka 3 aastat. Siis samuti on siin rätsepatöökoda, Evelini moesalong. Miks on Loomemajanduskeskuses tegutseda parem kui, ma ei tea, mõnes suvalises büroohoones büroopinnal? Sellepärast, et siin on ümberringi kõik loovettevõtted. See annab väga palju inspiratsiooni, kui sa näed, mida teised teevad. Ja saab ka näiteks nõu minna küsima, tuleb uus idee, näitad teistele kohe, et väga hea on olla loomingulises keskkonnas. Ja 3. korrusel või katusekorrusel on välja ehitatud siis fotostuudio. Samuti on meil selline väike suveveranda, kuhu me loodame siis, et suvekuudel areneb välja ka kohvik. Et sel hooajal, kui kõik 3 maja nüüd valmis, kindlasti tahame linlastel avada selle pargi ja pakkuda ka sellist kohvikuteenust nii välikohvikus kui ka siin välisterassil. Teisel korrusel on ettevõtteid veel. Et siin asub kujunduskuurort, mis tegeleb tekstiilikunsti ja kostüümilaenutusega. Tere tulemast! Astute üle kujunduskuurordi läve. Kujunduskuurort kulgeb mööda 3 alleed. Nendeks on kujundustööde terviklahendused, kostüümilaenutus, stilisti soovitustega, mis on väga olulised, kui peole minna. Ja 3. alleeks on tekstiilist autori looming. Meil on läinud väga hästi. Meil on palju tellimusi ja palju kliente. Eriti hea on aasta lõpuaeg, kus kõik vajavad stiilipidudeks kostüümi ja kingituseks meie loomingut.
trükiteenust pakkuv ettevõte Staffer Design ja kultuuriturismi korraldaja South Estonia DMC, mille üks võib-olla tuntumaid teenuseid on Sibulatee väljaarendamine Peipsi ääres. Sinises majas on kohe sisenedes meil selline ettevõte nagu disainimaja, mis vahendab ligi 50 Eesti disaineri ja kunstniku töid ja samuti on siin võimalik osta siis ka Tartu kunstnike disaini. Tere tulemast disainimaja poodi! See on Eesti loomingu pood. Kui sa siin ringi vaatad, siis siin on müügil asjad, mis kõik on valminud siinsamas Eestimaal. Enamus inimesi, kes siia asju on teinud, pärinevad kas Tallinnast, Tartust või Pärnust, aga loomulikult leidub talente ka igal pool mujal väiksemates kohtades. Tootesortiment on siin hästi lai, pood on ise pisikene, aga vaatamist on palju, nii et siin leidub kosmeetikat, kodukujundustooteid, tootedisaini, ehteid, moekunsti, keraamikat, kodutekstiili ja nii edasi ja nii edasi. Kõige minevam kaup on kindlasti kosmeetika, sest Eesti kosmeetika on tõesti uskumatult hea. Ka liigume siis teisele korrusele. Ja nüüd sattusime puhkenurka. Tere! See ei ole meil. See on morsikontsentraat. Morsikontsentraat. Noored ettevõtjad jõuavad morsikontsentraati. Toodi kingis väga järgi. Tegelikult Helen on meie esimene vilistlane loovgaleriist ja ta on siit inkubaatorist välja tulnud Tallinnasse nüüd meil. No. Ja Helen selle idee algatas, et kord nädalas oleksid ettevõtjad siis koos siin köögis. Aga siin siis tegutsevad meil sellised ettevõtted nagu Mixer Creative Studio, kes tegeleb beebidisainiga, siis Tajuruum, mis tegeleb maastikuarhitektuuriga ja Ökodisk on samuti maastikuarhitektuuriga tegeleb ettevõte. Ja lisaks on siis Kalevi 15 ka üks külaliskorter, et pakkuda teenust siis nendele koolitajatele ja ettevõtjatele, kes meile tulevad väljamaalt ja stažeerivad siis Tartus, et neil oleks siis võimalik saada meie juures ka elamispinda. Ja nagu näha, ka siin majas on meil igal pool näitused üleval. Hetkel on siin siis koridoris väljas Andres Keili fotonäitus. Esimesel korrusel on siis ettevõtteid veel, et siin on 3D animatsiooniga tegelev Visar Stuudio. Meie oleme Visar Stuudio, animatsioonistuudio, mis teeb ruumiliselt vaadeldavaid animatsioone, 3D animatsioone. Me teeme neid kinole, lühianimatsioone 15-minutilisi, näiteks 4D kinole, oleme teinud elamusanimatsiooni. Meil on ka esindatus Tallinnas, kus on meie kontor ja siin meil on stuudio ja me oleme siin, kuna selle inkubaatori Loomemõenduskeskuse prioriteediks üheks on selle eriala ja selle valdkonna arendamine ja toetamine. Minu meelest see on väga hea just sellepärast, et kuna meie eriala on ka nende jaoks väga oluline ja et nad tahavad seda aidata ja toetada. Et selle tõttu mina olen väga rahul, et erinevaid kontakte, mida on endal raske leida, näiteks saab läbi nende, et nad vahendavad, kuna meie eriala on ka küllaltki uus Eesti turul, et siin ei ole väga palju seda kompetentsi veel, et välismaalt seda siia poole vahendada, et selles osas on see väga kasuks meile. Filmikompanii Pimik, mis siis pakub teenust nii video kui ka fotovallas. Me olime vist ühed esimesed, kes siia majja tulid. Me tulime sisse kuskil, ma pakun, et juuni lõpus, aga eks me hakkasime tegutsema enam-vähem siis, kui see maja valmis sai kuskil augustist.
Siin on ju ilus, siin on ju hea ja see ilmselgesti on see sünergeetiline koht. See on koht, kus on need lisaväärtused, mis tekivad nii läbi LMK äärmiselt tõhusa managemendi kui ka nende erinevate ettevõtete, mis siin on ilmsesti, Tartus ilmsesti ainulaadsed. Ja Pimikul on ka Pimikuruum, nii et nad pakuvad ka tõepoolest seda pimeruumi fototeenust. Ja samuti on siin ka Niplispitsi koda. Niplispitsi koda on siuke koda, kus me teeme Niplispitsi ja Niplispits on siuke vana pits, ta täpselt ei teatagi, kust ta pärit on, aga meil ta on kuskil 18. sajandist ja kasutatakse enamasti rahvariiete juures, aga tänapäeval tehakse tast juba päris palju erinevaid asju, mitte ainult rahvariietele käiseid ja tänupitse, et võib laualinasid teha, kübaraid, et kust keegi oskab vähegi kasutada. Ta on ikkagi ta on töömahuga, et materjali poolest ta ei olegi nii kallis, et materjali kulub see päris vähe, et materjaliraha on nagu suht odav, aga jah, et ta on hästi töömahukas. Kaua te siin loomemajanduskeskuses olete olnud? Umbes pool aastat. Meeldib. Siuke õhkkond on siuke mõnus, mis nagu paneb mõtlema ja samas toob nagu uusi tuuli, et võib-olla ise mõtled ühest asjast, samas räägid kellegi teisega, tuleb hoopis teine mõte ja hoopis teised ideed, et sa ei näe ainult üksinda seda asja ühe nurga alt, et erinevatest valdkondadest inimesed toovad erinevaid ideid ja mõtteid sisse. Nii, ja lähme nüüd 3. majja, mis on siis siin paar päeva tagasi alles valmis saanud. See on nüüd kõige uuem maja, Kalevi 17, mis sai valmis nüüd alles mõned päevad tagasi. Ja siin on samuti näha meie ettevõtted, sellised ettevõtete koostööd, isegi tegelikult need on 3D fotod, mida saab vaadata läbi 3D prillide või puna-siniprillide ja siis on võimalik näha neid ruumiliselt ja need fotod on siis tehtud Pimiku ja Visarstuudio koostöös ja nende fotode peal on siis kõik meie ettevõtjad. Ja et seda näitust näha, siis tuleb tulla Kalevi 17 ja on võimalik seda siis tööpäevadel, lahtiolekuaegadel seda näha ja samuti ka ürituste ajal siia piiluda sisse. Ja Kalevi 17 on ka saal, mis mahutab siis olenevalt ürituse iseloomust 50 kuni 90 inimest, see sõltub istekohtade arv sõltub sellest, kui suur see lavaesine ruum peab siin jääma. Ja siin tagumisel verandal läbi 2 korruse hakkab tegutsema üks koolitusettevõte, nii et see osa ruumist saab siis olema ka avatud tegelikult linlastele, kes saavad tulla siia koolitustele, saavad nendest koolitustest osa ja see on ka üks atraktiivsemaid ruume selles hoones, et avanemas siis pargile vaade lausa kolmest küljest, et selliste kenade atraktiivsete akende ja sellise väärika trepi ja puitarhitektuuriga. Ja oma väike selline puhkenurk on ka siin majas olemas, et väike kööginurk, kus ettevõtted saavad siis endale kohvi teha. Ja siin saab olema siis väike puhkenurk, kus siis on võimalik kiiret lõunat süüa ja ajakirju sirvida. Ja sellega on ka siin majas tiir tehtud. Nüüd me liigume tagasi esimesele korrusele. Tartu loomemajanduskeskuses tegutseb hetkel juba üle 20 ettevõtte.
kuid uue maja lisandumisega on seal ruumi veel vähemalt sama paljudele. Seega, kui te olete oma firmaga alustamas ning tunnete, et just see on teie jaoks õige koht, siis ei tasu enam oodata.